Lugupeetud õpetajad, head vilistlased, armas juubilaar. Mul on hea meel teid kõigit tervitada tänases pidupäevarüüs oleva juubilaari sees. Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta lõppes hiljuti. Tapa gümnaasiumi juubeliaastal alles algab. See on siin ja see on praegu. Me oleme siin ja me oleme praegu. Selles koolis on käinud erinevatel aegadel palju toredaid inimesi. Neid inimesi läbi sajandi ühendab just nimelt seesama kool. Ka vaim, mis on kantud kohast, õpetajatest ja inimestest. Need ongi minu inimesed. Juba on Eestis, Lääne-Virumaal, Järvamaal, Tapa vallas sündinud inimesed, kelle jaoks see kool ja Eesti Vabariik peavad olema järgmised 100 aastat. Alustagem ilusat õhtut kombekohaselt Eesti hümniga. Muusika Fredrik Patsius, sõnad Johann Voldemar Jansen. Laulavad kõik. Esimesel märtsil 1919 saadi haridusministrit luba Tapa ühisgümnaasiumi avamiseks. Esimene hoolekogu koosolek toimus 3. märtsil, kus otsustati kool tööle rakendada. Nädalaga oli kõik ettevalmistustööd tehtud. Tänu hoolekogu energiliselt tööle võidi juba 13. märtsil pidada kooli avaaktus. Tööd alustati 5 klassiga ja 102 õpilasega. Esitlemisele tuleb Tapa gümnaasiumi koolilaul, sõnade autor ja arranžeering Greten Kuusik. Klaveril loomulikult Urmas Latikas. Say
Kallid daamid ja härrad, lugupeetud vilistlased. Sõna on Tapa gümnaasiumi direktoril Elmo Koppelmann. Ma palun. Lugupeetud vilistlased, lugupeetud koolipere, lugupeetud külalised. Alustan tänast kõnet endise Tapa gümnaasiumi õpilase Ellen Niidu luuletusega Õnn. Õnn on inimese enda teha, sünnib tema mõtetest ja teost, elab meeltes, südames ja kehas, võrsub töökast, tahtekindlast peost. Meie õnn ei ela võõras linnus, kaugel saartel, külades ja teil. Ei, ta elab püsivuses innus, elab kodukoldeis, elab meis. Õnn on inimeste käterammus, raskustestki kätkeb õnne eos. Õnn on mõistuse ja kindla sammu, töö ja rõõmu katkematu seos. Meie president Lennart Meri on kirjutanud nii. Inimene kui õppimisvõimeline olevus liigub tuntud minevikust tundmatusse tulevikku. Suudame minevikust kaasa võtta ainult selle osa, mis meil on tuntud, ülevaatlik, seletuse või nime saanud. Läbipaistvaks ja omaseks muutunud või elab minevik ehk ajalookogemus meis endis. Inimene vajab ajalugu ja arvatavasti inimene ongi ajalugu. Mida laitmatum on inimese side minevikuga, seda õppimisvõimelisem ta on. Täna on 2. märts ja aasta 2019. Tapa gümnaasium peab oma 100. juubelit. 100 on väärikas number iga asutuse jaoks. Rääkimata inimelu pikkusest. Võib öelda, et täna 100 aastat tagasi asutati Tapal kool, millel oli mitmeid väikseid eelkäijaid. Ajaloo annaalides on kirjas, et esimene kool oli Tapa külas aastal 1839, mille nimeks oli Vanatuba. 1868 aastal ehitati uus koolimaa, mis oli õlgkatusega maja. Tapa asulas asutati esimene kool aastal 1885 ning see oli Katariina Maasingu kool. 1895 asutati Tapa raudtee algkool, 1898 aastast õigeusu keelkonna kool ja nii edasi, nii edasi. Lühidalt võib öelda, et Tapa koolide eelkäijate elu oli kirju ning mitmed töötasid paralleelselt kõrvuti aastaid. Meie kooli õpilane ja vilistlane Pia Kroon on kirjutanud Salme Kassi ja Juhan Krooni mälestustest kokkuvõtten nii. Kui Saksa imperialistide väed olid okupeerinud kogu Eesti, suruti kokku ka noorsookasvatuse seltsi tegevus. Saksa okupandid tahtsid muuta hariduse seltsi ühisgümnaasiumi mingisuguseks saksa keskkooliks, Mittelschuleks. Ühtlasi sai ka hariduse seltsi gümnaasiumi direktoriks määrata kellegi pastor Beermanni, sest direktor Summer ei omanud vastavat kõrgemat haridust. Et ära hoida okupantide kavatsused nimetati direktoriks sama kooli kõrgema haridusega inglise keele õpetaja Anton Üksti, kes hiljem oli ka Haapsalu keskkooli direktor. Ja tema abiks endine juhataja siis Summer. Summer oli sellest väga solmunud, ilma ta oleks sellest midagi juhatusele kõnenud. Läks ta oma õpilaste juurde ja õhutas nende hulgas vaenu ja põlgust direktor Üksti vastu. Vaenu küll kandis vilja. Uue direktori vastu organiseeriti isegi rongkäik linna vahel. Tema korraldusi ei täidetud. Oli ka neid õpilasi, kes ütlesid Ükstile avalikult, et nemad kuulavad ainult Sommeri sõna. Sommer teatas ka olukorrast Järva maakonna haridusosakonnale, kus leiti, et hariduse seltsi juhatus on toiminud ebaõigesti, minnes mööda hariduse osakonnast. Nõuti hariduse seltsi peakoosoleku kokkukutsumist, et anda hinnang juhatuse tegevusele. Peakoosolek toimuski 15. detsembril 1918, koos oli umbes 200 liiget. 1. märtsil 1919 saadi haridusministrilt luba Tapa ühisgümnaasiumi avamiseks. Esimene hoolekogu koosolek toimus 3. märtsil, kus otsustati kool tööle rakendada. 8. märtsil
1919 valis hoolekogu ühisgümnaasiumi õpetajaks Summeri ja Kassi. 10. märtsil Madissoni ja Trinkmanni. Saar ja Ebruk käisid Tallinnas kooliruumide asjus. Nädalaga olid kõik eeltööd tehtud. Tänu hoolekogu energilisele tööle võeti juba 13. märtsil vastu otsus, et endises raudteekoolimajas hakkab algav õppetöö. Nii pühitseti aastaid 13. märtsi kooli aastapäevana. Kuna algul oli kooli ebaõnnestumisi mitmel alal, siis oldi arvamusel, et selles on kõik süüdi õnnetu kuupäev 13. Ja direktor Kansa ajal hakati kooli aastapäeva pühitsema 3. märtsil, mis on säilinud ka siiamaani. Uue vast loodud kooli direktoriks sai Summer. 10. aprillist 1919 kuni 31. juulini 1923. Õpetajatena töötasid Kass, Madisson, Hamar, Trinkmann. Järjest kasvas õpilaste arv. 1918 alustas 102 last, 1919 juba 164, 1928 150 ja 37. aastal oli juba 246 õpilast. Tapa kool pidi pidevalt võitlema oma olemasolu eest, majanduslike raskustega võidelda ja kindlasti ka neid vaenulikke tuuli oli mitmeid, mille vastu pidi siis astuma. Aga kool sai järk-järgult täielikumaks ja tugevamaks, muutus paremaks ja nüüd võib isegi öelda, et tulevikule mindi vasta helgema pilguga. 1926. alustas tööd ka kooli Vilistaskogu. 1927. aastal ilmus ajalehes artikkel Kool teeb edukalt kasvatustööd. See kõik oli siis Piia Krooni kirja pandud. 1. juunil 1931. aastal lõppes rendileping raudteevalitsusega ning viimane nõudis ruumide vabastamist. Lapsevanemad pöördusid palvega haridusministeeriumi poole, eriti tõsiseks muutus keskkooli likvideerimise oht 1935. aastal. 20. detsembril 1935. aastal tunnistas linnavolikogu keskkooli maja ehitamise tarvilikuks ja asuti krediidi muretsemisele. Lapsevanemad otsustasid igaüks kooli ehitamiseks toetada 7,5 krooniga. Õpetajaskond vastava protsendiga kuupalgast. Kooli Vilistaskogu avaldas aga 1936. aastal üldise üleskutse korjenduseks. Varsti oli neil kogutud üle 4000 krooni. Koolimaa ehitust toetasid Tapa ühispank, Tapa põllumeeste pank, Tapa tarvitajate ühistu, Nõmmküla vallavalitsus ja nii edasi. Puuduva summa andis linnavalitsus. 1936. aastal kinnitati arhitekt Kotti poolt valmistatud projekt ja 28. oktoobril välja planeeritud ehitusplatsi alusmüüride, kraavide ja kildrite väljakaevamine. Kaevandamistööd lõpetati 36. aasta sügisel ja 37. aasta suvel valmis hoone alusmüürid. 26. septembril 1937. aastal viidi hoone katuse alla. 38. aastal lõpuks jõuti ka sisemiste tööde juurde. Ja 24. veebruaril 1939. toimus Tapa gümnaasiumi uue hoone avamise aktus. Koolijuhatajaks sai Eduard Kansa. Koolitee algas uues vast valminud koolimajas. Kauaaegne Tapa kooli õppejuhataja Endel Vahersalu meenutab peale sõjaaega nii. Olukord Tapa gümnaasiumi ruumides 44. aasta sügisel oli hull. Ja nii, et sõnadega ei saakski ja oskaks kirjeldada. Pilt koolimajades oli nii masendav, et kadus igasugune lootus koolitöö õigeaegseks alustamiseks. Võiks öelda, et ruumidest oli säinud peamiselt ainult seinad. Katused olid katki, aknad eest ära, uksed suuremalt osalt vigased. Elektriseadmed rikutud. Kas põrandaid all oli või mitte, ei saanud kindlaks teha, sest nad olid kaetud prahi ja rämpsuga, mille paksus kohati ulatus mitme meetri. Kooli mööbel oli väga haletsusväärses olukorras. Osa mööblist laia veetud, osa olid katki ja needki vedelesid õues tuule, vihma ja lume meelevalla all. Õppevahendist oli säinud vaid riismed, millest enamikuga olid ka rikutud. On selge, et millistes tingimustest tuli siis õpilastel õppida.
Ruumid olid külmad, istuti klassis mantlites, samuti ei puudu valgusest, kuna osa akende pinnast ei lasknud valgust läbi. Elektrivalgus puudus täielikult. Õpilaste kannatlikkus neis viletsas tingimus oli ka imekspandavalt suur. Keegi ei virisenud ega hädaldanud. Kõik mõistsid olukorra tõsidust ning panid õppetöösse oma parima. Õpilastel tuli õppetöö kõrvalt täita rida majanduslikke ülesande. Nii käisid õpilased gruppide viisi vett pumpamas, sest puudus elektrivool, käidi metsas koolile kütet toomas. Tapa muuseumi andmetel loen ette siis järgmise lõigu. 1945. aastal alustas tööd sümfooniaorkester ja lastekoor õpetaja Endel Vahersalu juhendamisel. 1947. aastal alustas tööd õppe- ja katseaed õpetaja Selma Kaberi ja Hilda Tamme juhendamisel. Koolis tegutsesid sega- ja naiskoor Arsi Aarma juhendamisel 19-liikmeline estraadiorkester, 22-liikmeline puhkpilliorkester, 2 naisansamblit. Lastekoor töötas õpetaja Eiberi juhtimisel, 2 mudilaskoor ja 3 ansamblit. Edukalt töötasid kooli kunsti ja fotoring õpetaja Siidri ja Vahersalu juhtimisel. Kooli näitering tegutses õpetajate Rumbergi, Tengi, Randoja ja Kase juhtimisel. Lisaks tegutsesid veel mitmed teised riigid, näiteks nagu keemia, male, kabe ja laskmise ring. Kauaaegne Tapa kooli direktor on kirjutanud oma mälestustes nii. Olen töötanud siin koolis 1959. aastast kuni 1987. aastani. Kauem kui ükski minu eelkäija. Olen koos kooliga üle elanud erinevad ajajärgud meie rahva ja tema kooli ajaloos. Kaasajal antakse koolile ja kooliõpetajatele varasemast erinevaid tihti äärmuslikke hinnanguid, alates selles, et kõik tollased töötajad teenisid Nõukogude võimu, kuni selline, et me kõik ühteviisi ustavalt teenisime Eesti rahvast. Aitasime teda säilitada areneva haritud rahvana. Minu Tapale tööle asumise ajal eksisteeris Tapa rajoon ning koos sellega rajooni parteikomitee, kes valusalt jälgis kooli tegevust ning segas mõnikord vahele ka pisiküsimuste lahendamisel. Minu tööle asumise ajal oli Tapa keskkool minu arvamust mööda küllaltki korraliku tasemega keskkool. Keskkooli osas oli õpetajateks mitu Eesti Vabariigi aegset pedagoogi, kes aitasid luua kooli vaimselt kõrget, head õhkkonda ja anda õpilaste küllaltki häid teadmisi. Suur protsent õppeõpetajast sai sisse kõrgkoolidesse. Eriti edukas oli olümpiaadil esimene 1964-65. aastal, siis kaotati Tapa rajoon ja osaleti Paide rajooni täppisteaduste olümpiaadil, kus Tapa esimese keskkool sai 9 auhinnast endale 8, ainult 1, seekord siis füüsika, 3. koht läks Tapa teise keskkooli õpilastele. Olümpiaadiks ettevalmistel tegid tublit tööd Endel Vahersalu, Gerda Tiidumaa, Sinaida Kuningas. Sellel õppeaastal oli rekordine ka medaliga õpetajate arv. Kõik aastad ei ole ka vennad, õpetajatest sõltub palju, kuid ka andekate õpilaste rohkus ja valitsev positiivne õhkkond loeb. Mäletan aastat, kui lõpuklassi õpilased tulid minu juurde ja tegid ettepaneku, et nemad ise peavad koolis korda. Korrapidada õpetajaid ei olnud vaja. Katsetasime ja nad pidasid korda väga heal tasemel. Hiljem jälgijaid ei olnud. Üks tolleaegsetest korrapidajatest ja organiseeritest oli hilisem Tapa gümnaasiumi õpetaja Jüri Tüli. Kool paistis silma ka hea sanitaarse seisundi poolest. 60. aastat teisel poolel tunnistati meie kool sanitaarse seisundi konkursil vabariigi esimaa vääriliseks. Vabariigi ulatus oli parimate seas Punase Risti organisatsioon, keda juhendas Lilvi Ajasta, hiljem Ilme Lindpere. Minu töötamise ajal esimestel aastatel valiti õpetaja Enn Sepa ajal spordis seni domineerinud korvpalli asemele värapall. Esineti küllalt edukalt ja mängitakse praegugi Tapa gümnaasiumis värapalli. Vabariigi üheks tugevamaks kooliks laskespordi alal oli Tapa kool. Treeneriks õpetaja Heino Reisberg. Meie õpilastest moodustatud rajooni koolinoorte võistkond tuli sageli vabariikluses partikaadil tagasi esikohaga. Selleaegsest õpilastest Mati Jõgis sai hiljem ka laskmise maailmameistri. Kooli muusikalise kasvatuse hingeks oli väsimatu õpetaja Arsi Aarma. Temal oli koolis mudilas, laste ja naiskoor. Omaette saavutuseks oli aga koolis õpilaste sümfooniaorkestri loomine. Kahtlemata aitas sellele kaasa ka Tapa laste muusikakool, kuid Arsi Aarma ise õpetas pilli mängima palju õpilasi. Erelt on meelde jäänud kontsertreisid vabariigi koolidesse ja orkestri osavõtt üleliidusest festivalist Mustamäe. Siis, kui orkester esimestel silma paistis, aitas Tallinna konservatooriumi orkestrit
sellele pillide kinkides. Elamuseks oli see, et orkestriliikmed said külastada Tallinnas Neeme järgi dirigeeritavat sümfooniaorkestri proovi ja seal ka hiljem elukutselistele pillimestele esineda. 24. jaanuaril 1987. aastal Rakvere rajooni ajaleht Punane Täht ei ole kitsid kiidusõnadega Tapa esimese keskkoolile. Tapa kooli puhul ei tuleks rääkida üksnes headest kooridest, orkestritest, ansamblilauludest. Tuleb rääkida, et tapalased pakuvad rajooni suurematele koolide pinget õpilasolümpiaadidel ja kõrgkooli pääsemises. Tuleb rääkida kui spordilemmisest koolist, kust jõutud ka Eesti koondisse. Tapal on tunda koolielu üksikasjade kooskõlastatud ja mõõdupärast ühtsust. Nüüd ma loen väikse lõigu uue koolimaa ehitusest aastal 1961 kuni 64. Eesti NSV haridusministeeriumi tellimisel 15. märtsist 1961. aastast sai alguse uue koolimaa ehituse planeerimine Tapal. Eesti Riigiarhiivis leidub toimik projekti ülesannetega keskkoolihoone ehitamiseks Tapal. Projekti järgi pidi kool mahutama 1040 õpilast. Projekti ülesandes leiab põhjaliku kirjelduse ehitusplaanide kohta, millest siinkohal esitame ühe lõigu. Krundi iseloomustus. Koolimaa ehitatakse Tapa linnas Ambla maantee ja 21. juuni Puiestee vahelisele maalale. Käesoleval ajal asetseb Krundil turg. See likvideeritakse. Samuti Krunti läbi tänav. Puidusturu müügipaberit teisaldatakse koolimaja maalast edelasse ning projekteeritud uus tänav, mis ühendab siis Ambla maanteed ja 21. juuni Puiestee. Ja nii on 4 punkti, mille järgi on kirjeldatud, kuidas ehitati see koolimaja, kus me praegu asume. Tuhande 1980. aastate lõpp oli igatpidi kuurdele nii Eesti riigile, Eesti rahvale kui ka Tapa gümnaasiumile. Selleks ajaks oli hakanud ühiskonnas toimuma muudatusi, mis ei jätnud puudutamata ka kooli. Koolid läksid üle 5-päevasele töönädalale ja 40-minutisele õppetundidele. Lakkas praktiliselt eksiteerimast komsomoli ja pööritööd nende organisatsioonide vabariikliku reorganiseerimise tõttu. Kooli 7. aastapäeval kingiti koolile vilistade poolt rahvuslipp, mis õnnistati pidulikult Tapa Jakobi kirikus. Üle pika aastate tähistati ülekooliselt emadepäeva. Kooli üldine õhkkond muutus demokraatlikumas. Paljuski sai kaasa rääkida õpilased, teha ettepanekud ja ka ise otsustada. Sarna Pitser, mis oli koolile aastakümneid vajutanud oma jälje, hakkas jälle järele andma ja ammune jutt koolireformist muutuma konkreetsemaks ja tegu rohkemaks. Mindi üle 6-aastaste laste õpetamisele. Elmo Koppelmanni noore direktorina asus tormiliselt tegutsema, et koolimaja õdusamaks muuta. Õpilastele sisustati puhketuba, kus nad said vahetundil muusikat kuulata ja televisiooni vaadata. Õpet said oma puhkenurga. Muretseti uut mööblit kooliruumidesse, kabinettidesse, foyeesse ja nii edasi. Koolil ostati video, ehitati välja ja sisustati jõuruum. Kõigi nende ilusate muutuste kõrval oli ka paras pähkel, mida Koppelmann kohe purema hakkas. Koolimaja kütteprobleemid. Need olid tunda andnud juba aastaid ja juba see võib rääkida, et valmimisest võis olla koolimaale mingi viga. Juba siis hakati taotlema koolimaja ühendamist tsentraalküttega. Probleem oli nii tõsine, et talvekuude saabudes ei olnud üllatuseks, kui lapsed istusid tundides üle riietes, sageli olid tunni pikkuseks ainult 25–30 minutit. Aastatest võib kirjutada ja rääkida paljugi. Aga siis Tapa gümnaasiumi raamatust võtame väljavõtte ja ma loen teile selle ette. 1990. aastad Tapa gümnaasiumi iseloomustab kooli kiire areng. Selle perioodi algust iseloomustavad majanduslikud raskused ja 10. lõppu kooli sisulise arengutööga tegelemine. 90. aastate alguses suudeti ühendada kool lõpuks siis tsentraalse küttesüsteemiga. Õpetajate palgad laekusid küll natuke hiljem, kuid kätte nad siiski saadi. 93.–94. õppeaastal võib iseloomustada kui ehitus- ja koolireform. 94. aasta suvel suri legendaarne eesti keele õpetaja Kalju Kuld, kuid samal aastal tehti esimene emakeele kirjandi riigieksam, mille tulemusi kõrgkoolid eriti aktsepteerida alguse ei tahtnud.
95. aasta septembris Tapa gümnaasiumi tööle esimene välisõpetaja, seekord siis Saksamaal. Õpilas omavalitsus, mille juhiks oli Mati Inglist, sai hoogu juurde. Mitu aastat katsetati üleminekut tsükliõppele ja see ebaõnnestus. 96. aastal iseloomustab Tapa gümnaasiumi direktori kohtusaaga. 97. aasta märksõnas oli õpetajate uus palgamaksmissüsteem ja ametiühingu tegevuse aktiviseerimine. 98. aastal saime uue sõpruskooli, seekord Soomes. Sel aastal jäi mitukümmend tuhat krooniga Tapa gümnaasiumi infotehnoloogia raha maaka, millest oli probleeme ja mitte vähe. Koolielu iseloomustavad kampaaniad, ajaleht tuli ja hingehariduse probleemid koos usuõpetusega. Õppeaastad 1998-1999 kokkuvõttes võiks öelda, et valmistuti kooli 80. juubeliks, mille puhul anti välja raamat ja nii on tehtud ka päris mitu korda hiljem. Kokku on viimase 20 aasta jooksul Tapa gümnaasium välja andnud 4 raamatut. Nii, minu kõige pikema kõne siin lõpuks mõned mõtted. Ja alguseks siis 2 mõttetera, see ehk tsitaati. Need on teile, lugupeetud vilistlased, lugupeetud külalised ja koolipere. Ära ole nii kinni minevikus, ära muretse tuleviku pärast, keskendu oma meel praegustele hetkedele. 3 sõnaga saan kokku võtta ka elus õppinu. Elu läheb edasi. Eks võiks veel rääkida paljustki, kuid killuke on pandud uude raamatusse, veel rohkem on talletatud koolielust paljude õpilaste, vilistlaste ja õpetajate mälu põhjatutesse soppidesse. Esimesel koolijuubelil pidasin kõne, kus loetlesin oma arust ette kõik elualad. Kõik erialad, kõik tööd, mida Tapa kooli lõpetajad on teinud ja teevad, olin seal üle uhke. Ja arvasin, et loetlesin kõik ette. Peale Attus tuli minu kabinetti üks vanem rahulik härra ja ütles, kuule poja, jätsid ütlemata teadlased ja professorid. Vaatasin ja mõtlesin talle otsa. Mõtlesin, ilmselt saab ikka terve elu õppida. Aga ilmselt kool peabki olema selline institutsioon, kus kõik õpivad ja kaasa arvatud direktor. Lugupeetud õpetajad, koolipere, külalised, täna on meie kooli pidupäev, täna on ühe soliidse Eesti kooli 100. juubel. Kõike ilusat teile tänaseks, homseks ja tulevikuks ja ma lõpetan oma kõne meie kooli vilistlase Kairi Krooni spetsiaalselt kooli 100. juubelist kirjutatud luuletusega. Ja nii me sõuame siin aja lahkel loal ja nii me jõuame. Üks rohkem, teine vähem. Üks suured ruumid elus leiab, teisel piisab väiksest toast. Üks kuud läheb taevast püüdma, teist ei huvita ka tähed. Eks ikka enda jaoks me õpime, eksime, taas proovime. Üks hetk ja elukoorem õlgadele laskub just sama palju, kui me teistest hoolime. Me saame oma rännuteel ka vastu, ära mõjuta mu tahtmist tungi. Ma ise tahan suuta hoida pead, ole kaaslaseks ja kasta värskeid pungi. Kuhu juured ajan, ise teadma pean. Aitäh teile! Aitäh direktorile ja kuna on selline direktorite hetk, siis Elmo ei ole ainukene direktor, siin on olnud veel ja ühe direktori õnnitlus on tulnud ka. Ma esitan sellest kokkuvõtte. Austatud Tapa gümnaasiumi õpetajad, õpilased, vilistlased ja külalised. Tervitan ja õnnitlen jubilaari Tapa gümnaasiumi 100. sünnipäeval. Olin 1950. aastaid Tapa kooli direktoriks. Ülikooli suunamiskomisjon koos Hariduse ministeeriumiga määras mind Tapa keskkooli direktoriks ja sellest on möödunud ligi 65 aastat. Armas juubilaar, Tapa gümnaasium. Olen püüdnud kursis olla kooli edasise arenguga. Õnneks see areng on olnud kasvavalt progressiivne. Kahjuks elu korjab meilt kõik ära. Nooruse, tervise, armsad inimesed ja kipub võtma ka kõige tähtsama eluvärskuse. Albert Einstein on kunagi elutargalt öelnud, elu on nagu jalgratas.
Selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. Õnnitlen teid kõiki, vanad ja noored Tapa gümnaasiumi juubeliüritusest osavõtjad. Austusega Tapa kooli vanim elus olev direktor Väino Rahuleid Järv. Aga nüüd me jätkame pidupäeva aktust ja mul on hea meel kutsuda lavale Tapa kooli vilistlane Mart Kroon, kes esitab Cavaradossi aaria Giacomo Puccini ooperist Tosca. Mart Kroon, palun. Lavele saadab Piia Paemurdu. Aastal alustas Tapal kooliteed 39 poissi ja tüdrukut. Kooli ruumides tohtsime olla ainult pehme põhjaga sussides. Nii et apteegi tänava sussitegijal olid käed tööd täis. Tööd jätkus ka sussitegija naabruses elaval juukselõikajal, vanapoiss Arfil. Sest koolijuhataja nõudmisel pidid algkoolis kõigil olema pead nulliga paljaks aetud. Tüdrukutel lubati kanda pikki juukseid, aga need pidid olema korralikult patsi seotud. Patse oli hea sikutada. Aga keegi ei pidanud seda tollel ajal kooli kiusamiseks. Meenutas Heino Arumäe 28. lennust. Esitamisele tuleb Tarantella. Francis Ford Coppola filmist Ristiisa. Esitavad Tapa muusikakooli õpetajad, vilistlased ja õpilased. Ma palun.
Ilmar Kald. Keskkoolis oli ka õppeaasta alguses oodatud tähtis missioon. Põllumajanduse abistamine sügiskoristustöödel. Kolhoosis sai oldud kuu aega koha peal, koristades kapsaid, kaalikaid, söödapeeti, vahel ka lume alt, kuid peamiselt toimus kartuli võtmine. Ilusate ilmadega töökonti ei murdnud, kuid halbade ilmadega ja vihmaga oli see nagu sunnitöö. Aga seda mõnusam oli õhtune vaba aeg soojas öövimiskohas. Meenutas Ants Piirmaa 33. lennust. Mul on hea meel kutsuda teie ette omaloominguliste lauludega Where is home, know you for me esitab Siret Tuula. Nii, tere õhtust ja palju õnne sünnipäevaks sellel suurel juubelil kogu kooliperele, nii endistele kui praegustele õpetajatele ja õpilastele, nii et mul on hea meel, et ma sain seda juhust kasutada siin enne oma etteastet. Mul on teile täna ette kanda 2 lugu, mõlemad tulevad Fono saatel. Ühe neist lugudest kirjutasin ma juba mitmeid aastaid tagasi ja lintada sai ka juba tegelikult mõned aastad tagasi. Ja teise loo ma kirjutasin ka mõned aastad tagasi, aga lintada sai alles väga hiljuti, sest et ma teen hetkel tööd iseenda isikliku džässplaadiga, nii et teine lugu siis on esimene singel sellelt plaadilt. Ja esimese loo kohta võib-olla ütleksin nii palju, et siin on natukene ka killuke tapat sees, sellepärast et selle loo mõte on kantud sellest, et kui inimene elab mitmes kohas ja ta süda on nagu jaotatud mitme koha vahel, et siis kus see päris kodu on. Ja minu jaoks on need küsimused elus tekkinud ja ma arvan, et päris paljude teiste inimeste jaoks ka, et kas või see, et kui me läheme koolist ära, et kus siis nüüd see minu uus koht on. Ja seda mõtet nagu edasi kanda läbi selle loo ja selle tõttu on see ka 2 keeles, et kuna minu teiseks koduks sai juhuse tahtel või saatuse tahtel siis inglise keelt kõnelev keskkond, siis seetõttu sai siis see lugu ka 2-keelsed sõnad. Süda
näiteks, kuna mõlemad lood on suures bändiseades, siis teine lugu kui džäss, kui orgaaniline muusika on siis täna esmakordselt teie ees fonoga, sest et oleks olnud võib-olla liiga keeruline tuua siia tervet oma bändi. Nii et esimest korda siis kuulete teie seda lugu fonogrammi saatel. Aga ma loodan, et see ei vähenda kuidagi selle loo kõla ja olulisust nii minu kui teie jaoks. My heart boiled over of love for you, and I didn't know the next step, what I had to do, but now there is only emptiness, and I can't say I care about you less. 'Cause I'm missing something real and feelable. 'Cause I'm missing to exist, to be really just here. I am lonely, oh I'm alone, and my loneliness it goes in my ears as your name, as your name. From the strangers, it feels like part of me is occupied, and my heart doesn't ask do I like it or not. 'Cause every time I close my eyes I see your face. 'Cause I'm searching the reality to be real, just here. Siret Tuula. Muidugi tegime mõnikord ka lollusi, millest praegu on piinlik mõeldagi. Aga meie suurepärased õpetajad pidasid vastu. Õpetasid meid hästi
ja loodetavasti meile andestanud. On vana tõde, et kooliaeg võib vahel hirmsasti venida, tuleks juba vaheaeg. Aga õigupoolest läheb ta kiirelt. Ent jääb meie juurde elu lõpuni, kui veab kooliga. Meil vedas, meenutas Marika Mikli 44. lennust. Tapa gümnaasium ei ole ainult laululindude kool. Iga 10. inimene on Tapalt tantsinud, legend räägib, rahvatantsu või mänginud käsipalli. Ja nüüd mul on hea meel, iga 10. te teate, millest juttu tuleb. Paidosaare tants Selle metsa taga, muusika ja sõnad Jaan Tatte, Vilsandi laul esitab vilistlasrühm Tulised tuulutajad, juhendaja Sirje Sell. Aitäh! 6. 11. klassini. Sirje. Aplaus Sirjele. Tapa rahvatants, Sünane
Sirje. 6.–11. klassini oli meie klassijuhataja legendaarne ja seega algul pisut hirmutav Kalju Kuld. Esimese asjana õpetas ta hilinejatele selgeks klassi sisenemise. Kõigepealt tuli koputada, sisse astuda, uks enda järel sulgeda ja alles siis võis vabandama hakata. Õppisime tema tundides ohtralt eesti keele grammatikat, millest siiani palju kasu on. Ka mõned luuletused, mida pidime päris palju pähe õppima, on praeguseni meeles. Te kuulsite 63. lennumeenutust. Ja teie ees on nüüd 2 meest, esitavad Hans Hindpere, Priit Aibla laulu Nimetule neiule ja esitavad Andrus Kurvits ja Tõnis Allik. Kallis publikum, ka meie õnnitleme Tapa kooli selle võimsa juubeli puhul ja olen muidugi väga tänulikud, et meil on antud võimalus ka lavale tulla. Selle loo me pühendame meile kõikidele kallitele kooliõdedele, tänu kellele me oleme meesterahvastanud tundnud oma esimesi tundeid naissoo vastu ja ühtlasi tahame öelda, et Eesti mees on väga hingeline, armastav, kodukestne, ükskõik, mis nad meist ka ei räägi. Tegelikult me tahtsime selle pühendada mõnele konkreetsele klassivõele, aga kuna loo nimi on Nimetule neiule, siis see ei õnnestunud, kuna me tunneme neid kõiki nimepidi. Siin ma jumaldan nimetun naine, siin ma imetlen tundmatun neid. Ära juurde kokku miks saime, sest kokku pole viidudki meid. Siin ma armastan võrratut tüdru, siin ma ülistan nimetun naine, siin ma jumaldan tundmatun neid. Saatus kokku pole viinud veel meid. See pole pild, see on vaid raam, veel pole kodu, on tuba. Mul pole siin, kui su kord saab, on unistus rikutud juba. Kui kord saab kuumusest kohustus, kui juba nõuda või lohutus, kui meil on ühist nii tohutul, saab sulle mu pildist vaid raam. Siin ma ihkan, kuid nime ei teagi, siin ma ootan, kuid teadeta kus. Ja kui suudlen, siis teist sul ei ole, sest lootust peab häirimatus. Hoian hellalt neid tundeid, mu armas, siin ma ülistan lõputu unel. Siin ma jumaldan tundmatun neid, saatus kokku pole viinud veel meid. See pole pild, see on vaid raam, veel pole kodu, on tuba. Mul pole siin, kui su kord saab, on unistus rikutud juba. Kui kord saab kuumusest kohustus, kui juba nõuda võib lohutus, kui meil on ühist nii tohutul, saab sulle mu pildist vaid raam. La 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 la. Siin ma jumaldan nimetun naine,
siin ma jumaldan tundmatu neid. Allik ja Kurvits. Olen väga õnnelik, et saime oma lennuga läbi teha kõik traditsioonid. Makimuusikaga klassiõhtutest ja fooliumisse pakitud võileibadega ekskursioonidest kuni üsna autentse klassi pulma ja isekirjutatud jõuluetenduseni välja. Need üritused vajasid organiseerimist ja eneseületamist, kokkuvõtmist ning väljamõtlemist. Selles koos tegemises on mingisugune vägi, mis alles hiljem just mälutundes või mälupiltides end ilmutama hakkab. Meenutas Kertu Köösel 75. lennust. Teie ees on Calafi aaria Nessun Dorma Giacomo Puccini ooperist Turandot ja Paganini aaria Naisi suudlen meeleti Ferenc Lehari ooperist Paganini esitab #Vanemuine, #Estonia, Reigo Tamm, klaveril saadab Piia Paemurru.
tänase suure päeva puhul on selle maja ja eriti selle maja õpetajate jaoks loodud üks täiesti uus laul, mille maailma esiettekannet meil hetke pärast kõigil võimalus kuulda. Laul nimega See on sinule õpetaja. Muusikaautor Urmas Latikas, sõnad Kairi Kroon, esitab Elina Born. Klaveril Urmas Latikas. Ma palun. Tere õhtust kõigile! Lubasin kohtule veel, siis sinna see jäi. Nüüd kõik ilma peal rändame, aeg kiirustades käib. Tead, ma mäletan täpselt, kui hea hing oli su sees. Seisin klassi ees, kõik sõnad peas, teesklesin, ei tea. Küll nüüd ma tänaksin, küll ma oleksin nüüd hea, kuid sinu jaoks tean, tähtsam on muu peamine. See õpetab tarkust kogu siis, kui pead. Tihti sirvin ma pilte ja tead, sind vaatan siis sealt. Lihtsalt tunnen, et ikka veel pead mind õpilaseks heaks. Näen, on silmis sul ikka see arm. Nii oli siis, kuigi toona tundusid karm. Küll nüüd ma tänaksin, küll ma oleksin nüüd hea. Sinu jaoks tean, tähtsam on muu peamine, et mu tee on pärituul. Tead, kuidas ma sind kuulaksin nüüd. Elu see õpetab tarkust kogu. Tead, kuidas ma sind kuulaksin nüüd. Peamine, et mu tee on pärituul. Tead, kuidas ma sind kuulaksin nüüd. Tarkust kogu siis, kui peab. Aitäh!
kartuli, võeti seda siia. Läheb nüüd mul vaja. Tänase tähtsase päeva puhul on tulnud väga palju e-maile ja ma loeksin, tegelikult mitte väga palju, aga ikkagi ma loen nad ette. Esimene meil, õnnitlus meil. Mu armas kool, pean tunnistama, et kirjutan sulle esimest korda ja mul on väga hea põhjus selleks. Sa saad ju 100-aastaseks. Pean kurbusega teatama, et ma ei saa sinu väärikal juubelipeol osaleda. Viibin teisel pool maakera ja kahjuks seekord peole tulla ei saa. Mu armas kool, soovin, et 100. sünnipäev saaks peetud nii kurbuse noodiga minevikku meenutades kui suure rõõmuga. Soovin teile kõigile ilusat pidupäeva. Mul on veel üks tore side sinuga, mu kool. Nimelt peame meie sinuga alati samal päeval sünnipäeva. Ja sellel korral olen mina täpselt poole noorem kui sina. Palju õnne, palju aastaid tervitades Mirje Auksmann-Rang, lõpetaja aastast 1987 Lõuna-Californias. Austatud Tapa gümnaasiumi direktor, õpetajad, koolipere. Isaac Newton on öelnud, mida me teame, on ainult üks tilk ja mida me ei tea, on terve ookean. Toomas Hendrik Ilves on võrrelnud õpetajat hoolsaednikuga, kes paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa. Soovin Tapa gümnaasiumi kooliperele tarmukust ja jõudu, et tilkhaaval muuta õpilaste teadmiste ookeaniks. Kohusetundlike aednikuna oma tööd ja iga päev tegevatele pedagoogidele soovin, et säilitaksite positiivsuse nii lõõskava päikese all kui ka vihmas ja tuules. Lugupidamisega Siiri Kalmus Kiil. Vilistuse aastast 1981. Lugupeetud Tapa gümnaasium, õnne ja edu kogu kallile kodukooliperele esimese sajandi täitumise puhul. Mari Lööper, 1948. aasta lõpetanud Tartust. Ja viimane, kallis Tapa gümnaasium. Ei ole üksi Tapa kool, kust sirgub maa sool. Ei ole üksi eesti keel ja meel. Ta on maailmas ikka teel. Palju õnne, auväärt jubilaar, Müncheni Eesti kooli õpetaja Anu Stolovits, neiupõlve nimega Jorits, 1979 aasta. Kiitos ka. Ja nüüd teie ees minu selja taga vilistlaskoor esitamas Kait Tambra laulu Oma saar, seadnud Andres Lemba ja Peeter Sarapikku Juhan Liiv, ta lendab mesipuu poole. Koori on kokku kutsunud Toomas Needer, aplaus! Seda juhib Evelin Traumblum Rambi. Kes klaveri taga on, seda ma ei ütle.
aplaus kestab. Ja kui ta kestab, siis ma tean, kui arvan ennast teadvat, et igal kooril, kui aplaus kestab, on ka lisalugu. Ja aplaus kestis. Väga hea. Pannikese endale, vaid nii,
Lord Kumari. Ja kokkukutsuja, kooli kokkukutsuja Toomas Neeler. Aitäh koorile. Ja 100. juubeli lõpetuseks on jäänud veel õnnitlused külalistelt. Neid on registreerinud päris mitu, aga enne veel, kui hakkab õnnitustega pihta, kallid vilistlased, kõik, kes te kuulete mind siin saalis ja väljaspoolt seda saali. Kui te lähete nüüd oma klassiruumidesse, kus teie lennud kokku saavad, siis seal on laudadele pandud erinevaid pabereid. No tegelikult paberid on kõigil ühesugused paberid ja me tegeleme juba ajaloo kogumisega, mis tähendab seda, et kirjutage midagi ka sinna paberi peale, mis teile meenub kooliajast või kui tahate midagi tänase päeva kohta öelda, siis kirjutage näiteks tänase päeva kohta. Nii et, tere! Väga kena, nii palju tuttavad inimesi. Siis kirjutage kõike, mida teil meeles on ja mida te tahaksite kirjutada. Aga nüüd siis õnnitlejad. Esimesena on mul hea meel kutsuda siia Tapa vallavanem Riho Tell. Ma palun. Ei tule nii kaugelt. Ja tegelikult ka, nii. Tere! Eks igaüks kasutab instrumenti nagu tema võimed lubavad, et mina panin pakikese siia peale. Lugupeetud koolipere, head vilistlased, Tapa gümnaasium on hea kool. Miks ma julgen nii väita? Mul isiklik kogemus puudub, aga julgen väita kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et väga paljudele läheb see kool korda. Selleks ei olnud vaja isegi koolimaa uksest sisse tulla, juba parklas oli see näha. Ja teine põhjus ei vaja pikka tutvustamist, te just äsja nägite, kui palju andekaid inimesi siit koolist on välja lennanud. Mulle üks lähedalt tuttav õpetaja julgustab aeg-ajalt oma õpilasi lausega mõtlemine ei ole valus. Kool on 100 aastaga päris palju muutunud. Näiteks sõnatahvel on sootuks uue tähenduse saanud. Aga üks nõue, see mõtlemise nõue, see on küll säilinud läbi sajandi. Ja kooli missioon on õpetada, aga võib-olla veel tähtsam on õpetada mõtlema. Et mõtlevaid inimesi on hädasti vaja. Hea koolipere, soovin teile jõudu selles, et te õpetaksite lapsi mõtlema. Vallavalitsuse poolt ma luban, et me väga teid ei sega selles töös, küll aga püüame igati toeks olla. Palju õnne teile! Ja tegelikult mul on üks ilus paber, ilusa raami sees ja koolidirektor on olemas kuskil, jah? Mütsiga ei tunne sellise mütsi. Ole hea ilmul, tule siia, ma sooviksin sulle selle tänukirja üle anda ja see on siis Tapa gümnaasiumi kollektiivile 100. sünnipäeva puhul. Innukust, avatud meelt ja edu. Palju õnne!
lilled esimese korruse koridori. Valla haridusasutused õnnitlevad. Nii. Lilled teise korruse koridori. Ja lilled kantselei vaasi. Aitäh! Me läheme õnnitlejatega edasi. Mul on hea meel kutsuda siia Tapa valla volikogu esimees Maksim Putšenkov. Jah, palun. Austatud vallavanema, austatud koolidirektor, head saaliviibijad. Kooli olulisust ja tähtsust on võimatu üle hinnata. Omavalitsuse jaoks, iga inimese jaoks see on elukool. Omavalitsuse jaoks on peamine organisatsioon, mis võimaldab vallale edukat arengut pikemas perspektiivis. Kooli kollektiivi ülesanne nende aastate jooksul, mis igaüks meist siin kooli seinte vahel läbi elab, õpetada õpilasele mõistma õigeid väärtusi. Kui see õnnestub ja iga koolilõpetaja mällu jadvustavad õiged asjad, siis saab tõenäoliselt teda saab ühiskonnas õigeks liikmeks. Kui mällu jadvustavad ka head emotsioonid, siis suurema tõenäosusega tõmbavad nad siia saali tagasi. Ja nagu me näeme, saal on täis vilistlasi. See tähendab seda, et kooli kollektiiv Elmu Koppelmanniga eesotsas saavad selle ülesandega hakkama ja väga hästi. Et Tapa vallavolikogu poolt soovin teile õnne head juubeliaasta jätku ja kuna hiljuti sain teada, et koolis on plaanis ka taaselustada seda maleringi, siis volikogu poolt ma soovin teile sellist sümboolse malekomplekti üle anda, millega ma loodan kunagi tulevikus hakatakse pidama finaalmänge. Aitäh, head õhtu jätkuda! Nii, ja jätkame. Hoolekogu esimees Ainar Rohula. Nii, palun. Tere! Austatud koolipere, liistlased, külalised. 100 aastat on ilus number. Ühelt poolt vaadates on see pikk iga. Teiselt poolt vaadates on kooli kohta noor, edasipüüdlik ja üks tark mees on öelnud, haridus annab tiivad, mis annab võimaluse lennata. Tapa gümnaasiumi ja hoolekogu poolt palju õnne ja jätku. Aitäh! Aitäh! Õnnitlejaid on veel. Hea meel on kutsuda taaskord siia Tapa muusika ja kunstikooli esindaja Ilmar Kald. Sealt ta tuleb. Tere õhtust, kallid kooliõed ja vennad, rektor, vallavanem. Muusika ja kunst, nagu te teate, on täis sümboleid. Ja sellest inspiratsiooni saades lasime me teha ühe lillekimbu, kus sees on erinevad sümbolid. Kes näeb, siin on viiulivõti. Õigel hetkel õige muusika õpetaja poolt õpilasel, olgu see siis Bach või Pluto või Nuplu või kes nad kõik siin on, võib mõjuda teinekord väga hästi. Siin on üks
pintsel ja üks palett, mis sümboliseerib loomingulisust. Et iga õpetaja, ma arvan, et üks hea õpetaja on väga loominguline ja seda loomingulisust soovin ma teile kõigile pedagoogid. Ja siis, nagu te näete, siin on sees ka paar vitsaoksa, aga see pole selleks, et kellelegi vitsa anda, pigem tuletakse meelde, et vits on vilets oksake ja nagu see oli see laul. Ja siin ka üks läikiv asi, see on nimelt kompass. Et nagu te teate, metsas olles hakkab inimene tegema ringe. Ja kui teile tundub, et ka teie teete mingil põhjusel ringe, siis oleks võib-olla paslik korra vaadata kompassi, määrata uus suund või korrigeerida suunda ja minna ühise jõuga edasi. Ma soovin palju õnne teie uhke sünnipäeva puhul. Palun õnnitlema Tapa gümnaasiumi 30. lennust Lehtemägi neiupõlve nimega Rohusaar. Ja tõesti, ma olen siin sellepärast, et ma olen väga ilusa numbriga lennust, nimelt 30. lend. Me arvasime tookord ise, et see on kõige ilusam lõpumärk, mida meie omame, sest mõelge vaid, see ilus seinapäeval oli must, sinine ja hõbedane valge ja selle all 3 X-i, sest meie olime see tore lend 3 X-iga lend. Ja see aasta oli siis, kui me lõpetasime 1952. Isegi Stalin elas veel ja see oli üks jube ja imelik aeg. Aga alustasime meie 1948 ja meie lemmikõpetaja Vahersõna ütlemise järgi nüüd me teame, milline see kool siis oli, kui tema hakkas tööle pärast sõda 44. aastal. Enne ei teadnudki, et see asi nii hull oli. Aga enne kui ma nüüd oma sellest 30. lennust räägin, mõtlesime me juba tookord, et see oli ikka vapustav. Tapa kool 100, aga Eesti Vabariik oli siis, kui see Tapa kool hakkas tööle keskkoolina, gümnaasiumina tookord, oli ju ainult 1 aasta ei olnud meil Eesti Vabariiki ja Eesti Vabariigis oli sõda, vabadussõda ja poisid, noored läksid sõtta ja ometi oli nende mõte, kooli inimeste mõte luua gümnaasium ja nii tehti Eestis. Niisugune oli Eesti. Alati teaduste ja alati tarkuse poole. Ja nii ta läks. Tahtsin veidi rääkida, kui te kannatate. Sest see vahemaa on ikka väga suur, kui meie käisime koolis ja teie. Võib-olla kannate mulle andeks, ma lihtsalt natuke nostaldik teksin. See sõna läks tundsu. See 30. lennu märk. Meie ajal oli märk täiesti midagi lubamatut ja see oli täiesti põrandaalune asi. Kuidas nüüd, see oli kodanlik igand, kuidas võis olla midagi taolist nõukogude koolis. Aga meil olid tublid poisid ja nemad tutvuste kaudu said võimaluse see lõpumärk ikkagi teha, lasta Tallinnas ja see tehti. Ja me saime oma lõpumärgid kätte. Eriline lugu on meil veel see kõik oli põrandalune asi. Me ei tohtinud ju pidada lõpumärgi pidu. See oli tore sündmus, seda ma vist
mu lapsed arvasid, et sellest ei tohiks rääkida, sest see pidu oli natukene eriline, aga see märgi saamine oli ka eriline. Mul on tuliselt kahju, et ma ei saa teile näidata seda märki oma rinnas, sest kahjuks läks see märk kaduma. Ja midagi ei teha, elus läheb palju asju kaduma. Tahtsin teile meelitada, rääkida veel sellest, et see 1948. aasta sügis, kui me siia tulime, siia Tapa, ma tahtsin sellest rääkida, mul on vähe piinlik seda öelda, kuid tookord oli Tapa linn midagi väga võõrast. Me olime 10 aastat Tapa linna elanikud, aga ta ei saanud kunagi koduseks, sest meie kaasmaalased ütlesid siis nii, et nitševo, päris hea vene linnake, ainult estontselt noogo. Natuke palju oli eestlasi. Ja meie saime oma kooli, see oli imetore kool, see oli väga ilus maja, sellest rääkis direktor siin ja minu palve on teile praeguse noored, käige ära Tapa muuseumis. Selle muuseumi hing on meie armas hea kaaslane, mu tore sõber Eino Allandi, kes oli meie naabripoiss ja tema seal muuseumis on see kirjas, kuidas täpselt see koolimaja ehitati, aga ta ehitas, Eesti rahvas ehitas selle oma noortele ja me käisime uhkelt seal koolis ja see koolimaja oli tõesti väga ilus. Teatavasti siin sai täna õhtul ka külas, et ta 30. aastal valmis sai. Sellel majal oli torn ja meie lemmikõpetaja Heino Endel Vahersalu, kes tegi ka meie ajal tegutseva puhkpilliorkestri. Ta käis oma poistega maipühade, kevadpüha hommikul seal tornis ja üle Tapa kostis imeilus muusika, puhkpillimuusika. Endel Vahersalu oli üldse meie lemmikõpetaja, ta õpetas suurepäraselt füüsikat, aga peale selle muusikat. Tal oli sümfooniorkester koos meie klassijuhataja ja veel väga toreda eesti keele õpetaja Heino Sepandiga. Ja Arsi Aarmast oli jutt, oli nüüd sümfooniorkester. Need olid niisugused õpetajad, nad mängisid imeilusat muusikat. Aga ma lubagi mu märkida see ära, nad ei olnud asjad ainult õpetajad. Kui minu elus oli kõige raskem periood, kohutav õnnetus, tulid nemad Heino Vahersalu ja Sepandi oma viiuritega ja mängisid muusikat. Seda valu võidi leevetada, sest nad teadsid, mis see tähendab. Ma tahtsin rääkida veel 48. aastast. Sellele järgnes, meie olime, kuidas see oli, me olime kõik võõrad, sest meie ajal oli nii, et me tulime ju muide pärast 7. klassi lõpetamist, seda nimetati omal ajal mitte täielikuks keskkoolist, sealt me siis tulime ümberkaudsetest küladest ja meist moodustati A-klass ja A-klassis olid õpilased, kes olid enne õppinud saksa keelt koolis, aga teine oli veel B-klass ja B-klassi kuulusid noored, kes olid õppinud Tapal ja käinud koos isegi lasteaias ja nende keel oli, võõrkeel oli inglise keel, nii et oli meil 2 klassi komplekti. Ja sellega oli meil see A-klass, kus mina olin, me olime üksteisele väga võõrad, sest me olime ümberkaudsetest kokku tulnud pealegi millise eaga, me olime 15-aastased, me olime hävelikud, me ei tundnud üksteist ja niisugused me kõik olime seal ja meil ei olnud mingisugust nende kohta, kus hängimas käia. Meie käisime Tapa jaamas, sest seal peatusid tihti rongid. Kas ma ei tohiks enam rääkida? Õnnitlejaid on päris palju ja päris nõnda sedasi siis ja, aga
ma tahtsin seda öelda, et meie oli klassikaaslane, ükskord oli ta kadunud, see oli pärast 25. märtsi. Teate, mis kuupäev see oli? Me teadsime siis ainult, et juhtus midagi õudset. Üks meie klassiõde oli kadunud. Ta jäigi kadunuks. Me pärast nüüd kuulsime, et ta viidi ära koos terve perega. Ja niimoodi tehti meie. Ma tahtsin nimetada toredaid õpetajaid. Meil vedas väga õpetajatega. Ma ei saanud tulla eile ette käia kalmistul, viia nende kalmudega lilli. Ma võtsin nad täna kaasa ja palun